Sa vaatad, Kruusimäe kuulutab. Tõesti, päris palju vett on voolanud merre sellest ajast, kui viimati sai kuulutatud. Eks olnud siin ka palju erinevaid tegevusi. Ja nagu selgus, siis meie valitsuse poolt välja pakutud QR-kood ei kaitsenud mind ning sain minagi endale selle koroonatõve külge. Nüüd on see sama tõend asja eest teist takka ka kehtivuse kaotanud, aga mis ikka, elame näeme, sest see ei ole mitte nii hull kui see, mis on toimumas praegusel hetkel Euroopas. Meie naaberriik, agressorriik Venemaa on rünnanud koos Valgevenega Ukrainat. Jah, Valgevene väed ei ole veel sisenenud küll Ukraina territooriumile, aga Valgevene annab kasutada enda territooriumi Vene vägedele. Üllataval kombel on paljudes Euroopa dokumentides ära kadunud juba Valgevene. Kas me hakkame uuesti Valgevenest tegema Euroopa sõbralikku riiki ja arvame, et süüdi on ainuüksi Venemaal üks punkri panake. Ukraina president Zelinski on käinud viimastel päevadel pöördumas kõikide NATO suurriikide poole. Palun sulgege taevas Ukraina kohal. See ei ole normaalne tänasel päeval, kui süüdimatult tapetakse naisi ja lapsi ja argumendiks on see, et sellel hullumeelsel huilool on tuumanupp. Või teine argument, et Ukraina ei ole NATO liige. Kas Süüria oli meil NATO liige? Sellel küsimusel ei ole vaja vastata, see oli retooriline. Ehk siis me peame kõik valjuhäälselt nõutama taeva sulgemist Ukraina kohal. Enne ei muutu mitte midagi, sest linnade vaippommitamine on juba pea alanud. Praegusel hetkel on Eesti parlament teinud pöördumuse teiste Euroopa riikide rahvusparlamentide poole häälekalt nõutada just lennutsooni kehtestamist. Sellega on ühinenud juba Läti ja Leedu. Ma loodan, et sellega ühinevad ka teised. Ühe alternatiivina on välja pakutud õhukaitsesüsteemide andmist Ukrainale, aga millal need kohale jõuavad, millal nad paika häälestatakse, sinnamaani verine agressor märatseb Ukraina riigis. Me peame olema ühised, me peame nõutama suuremaid sanktsioone ja ma leian, et ka need Venemaalt nii nimetatud põgenejad, kes nüüd räägivad, et neil on keeruline, maksustame nad spetsiaalse turismimaksuga, sest et olukord on see, nemad olid seal kaasa koogutajad, kaasa noogutajad, andsid enda vaikse heakskiigu ja nüüd, kui läheb neil seal hapuks, soovivad nad Euroopasse tulla. Nad ei panusta mitte ühtegi kopikat selleks, et Ukraina riik üles ehitada. Seda peame meie tegema. Rakendame siis selle maksu Ukraina üles ehitamiseks. Sõjapõgenikud Ukrainast. Neid on praegusel hetkel Eestisse tulnud üle 20 000. Mina ei saa täpselt neid numbreid öelda, sest et see informatsioon, mida mina oman, on pandud millegipärast 5-aastase saladuse katte alla. Aga te saate neid samu numbreid tegelikult ajakirjanduses kätte. Selline on juba parlamentääri töö. Nüüd sellest üle 20 000 sõjapõgenikust pea 80% on Tallinnas. Jah, 6000 on transiit. Nendest ka transiidist jäävad päris paljud Eestisse, sest kuskil keegi linnuke on siristanud, et näiteks Soomes ei ole võimalik lastel õppida muus keeles kui ainult soome keeles, aga Eestis ja Tallinnas on võimalus lastel õppida vene keeles, mis on üsna sarnane ukraina keelega ja jäävad ka nemad siia. Üle 80% kõikidest sõjapõgenikest on soovi avaldanud tulla Tallinnasse. Eesti riik on rajanud 4 erinevat suuremat pagulaskeskust selleks, et ikkagi ühtlaselt üle Eesti hajutada neid pagulasi. Aga tuleb välja, et pagulastel on vääramatu õigus valida, kuhu nad soovivad. Loomulikult on nad Tallinna valinud. Ei tea miks, aga nii nagu peaminister ütles, meil on peamiselt pagulased Kiievist ja Harkivist, ehk siis linnainimesed, head maasikakasvatajad,
maasikat ei ole mõtet maha panna. Need inimesed, kes ikkagi maad armastavad, need harivad enda maad nii palju kui võimalik seal Ukrainas või siis kaitsevad seda relvaga. Seega me peame üle vaatama, kas Eesti inimesed on valmis minema tööd tegema meil põllumajandussektorisse. Mis on aga kõige kurvem kogu selle loo juures, et valitsusel ja Riigikogul oli kindel teadmine, et sõjapõgenike lapsed suunatakse Eesti koolidesse, et see vähemalt aasta või 2, mis on, nad kasvaksid Eesti-meelseks, Euroopa-meelseks ja neid hoitakse eemal sellest Vene keskkonnast. See aga tuleb välja, on ületamatu plaan. Nii nagu eelmisel neljapäeval Tallinna linnavolikogus Mihhail Kõlvart teatas, puudub eestikeelsetel koolidel võimekus vastu võtta sõjapõgenikke ning kõik suunatakse venekeelsetesse koolidesse. Ilmselgelt te kõik kujutate ette, milline jama läheb lahti nendes koolides, kui ühed elavad impeeriumi inforuumis ja teised tulevad otse selle impeeriumi rünnaku tagajärjel siis hävitatud kodudest. Mida Tallinn, mida meie saame ette võtta, et kõik see jama ei korduks meil 9. mail. 9. mai on meil peagi tulemas. Paljud Euroopa riigid on keelustanud juba siis sõjale õhutavad sümbolid, nagu näiteks see Colorado mardika lindike, mis kunagi üle 100 aasta tagasi oli Vene tsaariarmees, jah, ühe vapruse eest medali linditunnus, on tegelikult pärast 2014. aastat omandanud lihtsalt okupandi lindikese tähenduse ja meelsuse näitamiseks. Just nimelt Krimmis oli see lindike oluline, et nad teineteist maha ei laseks. Samamoodi setmärgistus ja kõik muud vastav sümboolika tuleks kiiremas korras keelustada. Sest kas me kujutame ette 9. mail, kui need hordid lähevad jälle filtriteele punapuusliku juurde korraldama oma sabatit, Tallinna linn paneb veel eribussid käima ja kui ukrainlased näevad seda ja samamoodi ka eestlased, on konflikt varmas tulema. Eesti Relvaomanike Liit tegi ettepaneku Vene Föderatsiooni ja ma arvan, et ka Valgevene kodanikel, kellel on alaline või siis ajutine elamisluba, peatada nende relvaluba ja vastavalt seadusele relvad ära korjata. Ja inimesed räägivad, et see pidavat olema meil inimõigus. Aga huvitav, et kui me menetlesime elatisraha maksmist ja elatisraha võlgnike temaatikat, siis otsustas riik küll peatada inimese sõidulubade, kalalubade, samamoodi relvaload ja ei räägitud. Kaalukausid on erinevad. Ühel on impeeriumile truudust vandunud inimeste tapvad relvad ja teisel puhul võib-olla lihtsalt elu keerkäikude tõttu elatisvõlgnikuks jäänud. Need ei ole omavahel proportsioonis. Kas Tallinna linnal on mingi plaan, kuhu varjendisse läheb kogu see meie elanikkond pluss nüüd siis sõjapõgenikud? Mina seda täpselt ei tea. Tallinna linn töötab selle kallal. Aga ühte ma ütlen, et kiiremas korras tuleb võtta kätte Tallinna puurkaevude võrgustik. Ma tean, et Tallinna vesi on sulenud nii palju kui võimalik avalikke puurkaeve ja tal endal on kohustus välja ehitada ainult 1 kilomeeter veevõrgustikku aastas Tallinna linnas. Seega inimesed, kõik puurkaevud igaks juhuks, sest mis me siis teeme, kui meie Ülemiste veevõtujaam saab pihta või kui on elekter ära. Vett on meil vaja, sest me koosneme ise peamiselt ka ju veest. Nendel vesistel teemadel ma praegusel hetkel lõpetan. Ei saa kõigest pajatada. Mul on hea, et mina olen tagasi ja mul on veel suurem hea meel selle üle, et ka teie olete tagasi. Sa vaatad, Kruusimäe kuulutab.
head inimesed, kes te vaatate, siis praegusel hetkel toimub Ukraina kongressi egiidi all meeleavaldus peatada see jube genotsiid Ukrainas. Nagu näha, rahvas praegusel hetkel koguneb. Loomulikult on vaja siia ka häälekaid kuumi Eesti mehi, nii et Karjatsi ja Estonski Barjan Kruusimäe on kohal nagu alati. Хочу від усієї нашої української громади, від українського народу вкотре подякувати естонській державі за величезну підтримку України. В Естонії знайшли прихисток майже 20 тисяч українців. On behalf of the Ukrainian people, I would like to say thank you for the all Estonian nation for your help in here. About 20,000 Ukrainian people was able to find here a shelter. А ще естонський парламент, перший з усіх держав світу, ухвалив звернення до лідерів Євросоюзу та НАТО закрити небо над Україною, що врятувало б життя десятків тисяч людей та попередило б гуманітарну катастрофу з українськими воєнними біженцями у Європі. And the Estonian parliament was the first one who asked the NATO to close the sky over Ukraine to save more people who is currently suffering in Ukraine under the bombing and shelling. Цивілізацією і варварством, між світом і темрявою. Ви знаєте, вони приречені на програш, скажімо так. Навіть сама природа і розвиток людства і природи доводить те, що зло не може довго панувати. Я так подумав, що колись давним-давно, коли великий астероїд летів на Землю,